Tere tulemast, tervitussõbrad, et täna vaatame sellist videot nagu õhtusaade Vastlakuklid. Hakkame vaatame siis. Tere tulemast tagasi, kallid sõbrad. Tõepoolest, täna on vastlapäev, aeg on küll hiline, aga meie ei saa enne magama minna, kui oleme teinud midagi, mis on saanud meie saates juba traditsiooniks. Jah, see on üks väheseid traditsioone, mis meie saates on. Aga see on suur vastlakukli söömise võistlus, mille on meie kallid sõbrad Robert ja Jüri maha pidanud juba kõik vist viimased 5 aastat, eks ole? Nüüd tuleb 5. kord. Nii on. Ja selleks, et me saaksime minna üldse tänase vastlakukli söömise suurvõistluse juurde, meenutame natukene, kuidas varasemalt läinud on. Ma saan aru, et see on üks vastlatraditsioon, mis saab alguse meie saatest, mida ei ole kunagi varem tehtud, aga millegipärast selline ülesanne on meil siia täna antud. Head vastlapäeva! Kui tore, et sa tulid. Tead, kui vähe neid hetki on, kui me saame kolmekesi koos siin eetris olla. Kallid sõbrad, aga nüüd... Küsimus, kas ma veeklaasiga saan? Ei saa midagi. Sellel peal on nagu vastlakukli moodi. Vaatame edasi. Ei saa midagi. Ühesõnaga, nüüd läheb karika peale esimest korda, sest see on ikkagi juubelihõnguline võistlus. Vaata ka seda. Sina oled Siia ma olen world champion. Ja ma olen alati igavene teine nagu vana malelegend. Kõigepealt ma tahan alustuseks öelda, palju õnne sünnipäevaks Jüri Butšakov. Ilusat vastlakukli söömise võistlust sinu sünnipäeva puhul, Jüri Butšakov. Edu ka sulle, Robert Rool. Teil on nagu ikka ka sel aastal aega 1 terve minut. Kui te olete valmis, siis vaatame, kas õnnestub see Robert Rool sel korral alistada. Vaevalt. Mees on nimal hoidku. Need vast tulid need saated, aga pole olla. Vaatame edasi, kuidas vastlakuklid. Valmis olla ja läks. Nii, ja läks käima. Oi, kui tubli on sel aastal Jüri. Ma ei tea, kas on juhtunud, et Jüri on teinud trenni, harjutanud, aga see kukkel läks sinna suukese sisse ikka väga kiiresti. Ma tean, ma ei aita vist kaasa, kui ma kommenteerin, aga keegi peab ju seda möllu siin kommenteerima. Nii, Robi, kas sul on teine juba või? Ahah, noogutab, Robil on juba teine, hakkab otsa saama. Ega selle vastu ei saa. Tšempion on tšempion. Ja mees on lõpetanud teise kukliga. Jüri tempo jääb natukene maha. Nii, kuidas see võimalik on, küsib vastas meeskonna kapten Jüri Butšakov. Ja see on, sest et 3. kukkel on Roolil juba käsil. 18 sekundit on teil jäänud. Jüri järab veel teise lõpukest. Nii, aga kas tõesti Jüri haarab 3. Roolil juba 4. läpus ja 4, 3, 2, 1, aeg. Ma pean lihtsalt ütlema, see on tõesti, kallid televaatajad, nüüd, kui Jüri on selle välja käinud, ma näen ise ka, et see on tõesti kõige mõttetum võistlus, mida ma olen iial kõrvalt vaadanud ja tunnistanud, aga võistlus on välja lõigatud, karikas on kohale toodud ja tegelikult lõpus isegi väga väikese 1-kuklilise vahega. Kuidas see võimalik on? Ei ole võimalik. 2,5. See on ainus asi, mis mul on siin. Et oli tore vaadata seda.